Tere kõigile! Täna on meil, kui kõigil oleks pühapäev puhkepäev, tunni sissejuhatav tund. Kõigepealt raamatust. Vaatame, millest raamat koosneb. Raamat koosneb päris kindlasti piltidest. Pildi järgi me saame jutustada, kes on pildil. Tekstist saame teada, et see poiss on Jüri. Jüri on pildil. Mida sa veel sellel pildil näed? Ma näen veel maja ja liivakasti ja lilli ja puid, kuusepuud väikesed ja see võib olla, ma ei teagi, mis puu. Äkki on mänd, aga äkki on hoopis õunapuu. Ja siis on näha, et Jüri on tõenäoliselt üksi kodus, sest ta on üksi hoovis ja on teel parasjagu liivakasti. See annab meile olustiku kirjelduse, et me teame, kus tegevus toimub ja kes on tegelased. Tegevus toimub koduhoovis ja tegelasteks on Jüri. Nüüd, kui me hakkame lugema, siis me näeme, et see raamat koosneb lausetest. Esimene lause on: minu isa on bussijuht. Ma võtan järjehoidja. Minu isa on bussijuht ja ema on jäätisemüüja. Ja mina ise olen Jüri. See on esimene lause ja lause lõpeb tavaliselt punktiga, jutustav lause. Küsilause lõpeb küsimärgiga, mis on selline tagurpidi S, ja hüüdlause lõpeb hüüumärgiga, mis on kriips ja punkt all. Näiteks kui ema hüüab tule sööma, siis sinna läheb kindlasti hüüumärk lõppu. Aga kui ema küsib sinu käest, kas sa söönud oled, siis sinna läheb küsimärk lõppu. Selline tagurpidi S punkt all. Nüüd raamat koosneb lausetest ja laused koosnevad sõnadest. Loeme ära, mitu sõna on esimeses lauses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sõna on esimeses lauses. Ja sõnad koosnevad silpidest. Silbid on näiteks nii. Minu isa on bussijuht ja ema on jäätisemüüja ja mina ise olen Jüri. Ja silbid omakorda koosnevad tähtedest. M, I, N, U. Esimeses sõnas on 4 tähte. Ja nüüd, et me saaksime hakata lugema, me kordame kõigepealt tähed üle. Tähtedel on veel nimed ja me hääldame neid natuke teistmoodi, aga ma hakkan siis kirjutama kõigepealt. Et kordame tähed üle. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Ö, Ä, Ö, Ü. Siin tegelikult käivad S ja Š ka veel ja Z ja Z ja siis tulevad V ja 2 V-ga lõppu. Aga neid meil, V läheb, V kõrval on veel 2 V. Aga need on siis Eesti tähestikust tähed. Aga nüüd ma ütlesin, panid tähele A, B, aga kui sa loed
siis sa loe natukene teistmoodi neid tähti. Siis loe nii. Loe minuga praegu, kuule ja siis me teeme 2 korda läbi. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ja seda jotti sa ju ei ütle jott järjes, siis sa ütled ka nagu I, nagu ikkagi nagu hääldad I-na. K, L, M, N, O, P. See on ka nagu K-ina ikkagi tuleb. R, S, T, U, V, Ö, Ä, Ö, Ü. Loe minuga kaasa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U, V, Ö, Ä, Ö, Ü. 1 kord veel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U, V, Ö, Ä, Ö, Ü. See on nüüd nii, kuidas me neid tähti loeme. Vaatame silbitamist ka. Minu isa on bussijuht. Kui sa oskad silbitada, see lihtsustab sul alguses lugema hakkamist. Minu. Ja siis loedki. Minu. 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 Isa. 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 Minu. Isa. Isa. On. See on nii lühike sõna, seda ei saagi silbitada. Bussijuht. 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 Bussijuht on liitsõna. Liitsõna koosneb 2 või enamast sõnast. Bussijuht. Ehk siis kõigepealt silbitad bussijuht ja siis loed 2 sõna kokku. Bussijuht. Ja siis loed juba päris kokku. Bussijuht. Ja on jällegi nii lühikene, et jaad me ei saagi silbitada, ta ongi ainult 1 silp, aga ema, 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 on ka väga lühike, seda ei saa silbitada, jätise müüja. Jätise müüja. Jätise müüja. Liitsõna. Jätise müüja.
jäätise müüja. Vot. Ja mina ise olen Jüri, on lause lõpp. Aga see on siis selline toormaterjal, kuidas me loeme. Aga kõige eelduseks on siiski see, et sul on selged kõik tähed. Ja kõik tähed sa saad selgeks nii, et sa lihtsalt vaatad tähti. Näiteks, kui sa sõidad autoga, ema või isa on roolis ja sina istud kõrval istmel, siis vaata, kas sa tunned kõiki tähti, mis on autode numbritel. Ja samamoodi sa võid õppida numbreid. Ja siis mängigi sellist mängu, et sa iga kord ütled need tähed emale või isale, mis tähtedega auto mööda sõitis. Ja samamoodi sa võid öelda ka need numbrid. Ja kui sul juba numbrid selged on ja sa oskad juba vaikselt arvutada, siis sa võid need numbrid omavahel kokku liita ja on autosõidud palju huvitavamad. Samamoodi sa võid hakata lugema tänavasilte ja mis on poodide nimetused ja nii edasi ja nii edasi. Vot nii, selline lühike sissejuhatus ja järgmine video on juba, kus me hakkame lugema. Edu meile!